et siis nendele mööbliblokkidele mingit kasutust leida, siis teeme ühe väikese nii-öelda ruumi möbleerimise. Ja teeme siis mingi ruumi, no jälle ma teen ta 0 punktist, eks, et ta on siis mingi 5000 ühtepidi ja 4000 teistpidi. Selline ruum, markeerime siia mingi ukse koha. Nii, miks ta nüüd on sinna õppes hoopis? Panin vist mingi vale mõõdu. Õige jaarest tuleb välja lülitada, see on saatanast. Nii, 600. Ja siis nüüd objeekt snap trackinguga 900, -100. See on näiteks ukse koht. Ja siis teeme siia siis akna koha veel. Nii, markeerisime akna ja ukse ära. Ja paneme siis siia söögilaua sisse, paneme selle söögilaua ümber mõned taburetid. No tegelikult ausalt öeldes antud juhul oleks täiesti piisanud ühest taburetist. Panen siis mitu taburetti, aga ilus oleks, kui nad oleks ühe joone peal, mul läheb pärast keeruliseks. Et ma teen siis niimoodi, et ma panen nad reiga ümber selle laua käima. Panen see 4 taburetti siis. Nii. Et selline sisekujundus siis nüüd. Ja sellele vaadete tegemiseks siis ma olen kasutanud sellist trikki, et põhimõtteliselt võib seda sama põhiplaani joont ka offsetida, et siin offsetida näiteks mingi 6 meetrit. 6 meetrit pole liiga palju, et offsetime ta näiteks siis 2 meetri kaugusele. Ja siis veel 2,5, mis on siis toa kõrgus. Ja 800, mis on siis akna alumine kõrgus. Ja 2100, mis on siis ukse kõrgus ja võib ka akna kõrguseks olla. Nii. Ja siis panen need abikihi peale. Ja teeme siis abikihi peale veel ka mõned kiired. Kõigepealt võiks teha isegi need ruumigabariidid. Nii. Nii ja siis nende kohtade jaoks siis, mis on ainult ühel pool näha nende jaoks siis teeme kiired siia. Nonii. Nüüd enne ma joonistasin peenjoone kihi peale, selle ruumi joonistame siis edasi peenjoone kihi peale, et siia tuleb siis näiteks see aknaga vaade. Nii. Ja nüüd, kui ma tahan siis siia seda taburetti saada, siis ma saan selle tabureti lohistada siia põrandani. Nii, ja muuta vaadet. Kuna see on nüüd pööratud, siis ta keeras selle. Keeramiseks püsti. Et see, mis pööramata on, sellega peaks lihtsamalt minema. Kopeerin siis siit
püsti. Lauaga on siis sama teema. Kopeerin selle siit vaatesse ja teen selle vaateks siis. Et kuna meil need plokid paistavad läbi, siis neid kattuvaid toole ei ole väga hea sinna panna, et nii, siin mirrorit ei ole, vaatame, siis võtame siit mirrorit, paneme selle viimase tabureti siia mirroriga. Taga on siis sein ja ees on mööbel. Ja põhimõtteliselt sama asja saab teha teiste külgede peal ka, kui seda vaadet keerata, et siin joonistada siia seina vaate. Nii, kopeerida. No seda ma pean pärast keerama enne. Aga idee poolest saan teie siis nüüd panna vaate ja roteitida teda siis, et ta satub õiget pidi. No, tundub, et ta natuke läks viltu, et päris põranda peale ei ole. Loistada. Ja saab siis siit võtta ka teised taburetid. No seda võiks siis nüüd peegeldada teisele poolele, et lihtsam oleks. Ja niimoodi kõik